2020. aasta aprilliks olin ma läbi põdenud koroona üsna värskelt ja olin elanud oma sõbra 16 ruutmeetrises minimajas juba 6 kuud. See siis on talvituse maja. See läheb õue Eesti väline osa. Elutuba. Natuke on sopanud läinud. Tööinurk. Redelist läheb tippa-tappa. Magamistuba. Märtsi teisel poolel ja aprillis seal karantiinis olles ja kodukontorit tehes märkasin, et põrandal on keskel ligi 4 ruutmeetrit, mida ma pea üldse ei kasuta. Juba ammu teadsin, et osta omale 70 aasta peale laenuga kodu, kus vaid magamas käid, ei ole mõistlik, samas kui sa ostad endale ka auto, mida kokku kasutad vaid 8% kogu ajast. Seetõttu olin jälginud juba üle 10 aasta vanlife ja tiny house liikumisi ja muud säärast. Ja seda, kuidas noored väikebussi, koolibussi või järelkäru või midagi sellist oma koduks on teinud, et reisida ja samal ajal hõlpsamini näiteks oma õppelaen ära tasuda. Olin ise kogenud lisaks reisimisele ka Hollandis 5 nädalat oma Audi 80 elamist seal sügisel ja Austraaliaski sai 2 erinevas autos eri kliimades ööbitud ja elatud ja võib-olla väike sneak peek sellesse elusse. Kola ja kotid viskan ette pinki. Koolid lükkan natuke ette. Pumpan oma õhkmadratsi täis. Ja magan alla lastud tagumiste pintide peal. Selles mõttes ei ole väga hullu. Täitsa okei voodi. Kogu auto laiunes. Ja nüüd on siis mu auto selline, et niipidi on siin vähem ruumi, aga kõik kola ma saan panna siia alla. Seega on mul rohkem ruumi laiuses, kuna siis see plaat toetab koobaste peale ja rohkem ruumi on ka pikkuses, kuna sain siis selle toe panna sinna pikali olevate toolide najale. Nagu siin näha on, kui ennem magasin siiamaani, siis nüüd on mul madras täiesti sinnamaani, et... Sarnase süsteemiga ehitasin 2019. aasta aprillis välja ka oma Opel Astra Eestis ja elasin seal sees kuni oktoobri lõpuni. Suurem auto ehk siis Opel oligi magamistuba, pisem aga riidekapp ja liikumisvahend. Enamus ärkveloleku ajast olin ju niikuinii tööl, mängisin kontoris või looduses kitra, olin trennis, väljas, kas baaris või hängimas sõpradega, matkasin või telkisin looduses või veetsin pereliikmetega aega, kas siis tütrekesega või siis õeperega. Seega minimaja oli luksus ja pealegi vist on minust nii palju mustlasverd, et ma ei salli naabreid, ei taha ennast paigale kuskile aheldada ning pigem elaksin looduse ja loomade keskelt. Et võid vaadata ka TikTokist minu minimajas elamise või mikromajas elamise põhjuseid. Link on kindlasti kirjelduses olemas. Tagasi sinna aprilli 2020. Elasin siis sõbra minimajas ja mõtlesin ainult tõsisemalt endale minimaja ehitamise peale. Kuna seal samal maalapil oli ka üks majakarkass, mis ta niikuinii kunagi maha plaanis võtta varsti, et siis oma päris maja sinna ehitada, olin valmis seda lammutama ja sealt saingi omale näiteks prussid, mõned aknad, katusematerjaligi. Ja kuna tolles 16 ruutmeetrises minimajas oli mul 4 ruutmeetrit üle, kavandasin enda majakese just nii palju väiksemana. Põhimõte oli sama. Elamispind justkui nagu avatud stuudio, välisukse vastas väike vanitoake ja selle kohal magamisloft. Üsna koheselt mõtlesin ka liikuvuse peale ja uurisin välja maksimummõõtmed majakese teel liikumise seadustamiseks. Asusin otsima sobivat käru. Kuna käru kujust ja täpsematest mõõtmetest olenes ka maja suurus, selle kuju ja konstruktsioon, siis pidin hankima selle käru enne, kui materjali märkima hakkasin. Vaatasin nii kasutatud kui uusi kärusid, rääkisin ka mitmete tootjaga ja pidasin nõu. Oluline koht oli siinkohal planeerimisel. Arvutisse tegin joonised vastavate mõõtudega ning seal lugesin kokku eri talad ja tükid, kui pikkasid ja kui mitu tükki vaja on.
Need märkisin oma töömärkmikusse ja sealt siis hiljem omakorda kandsin mõõdud taladele. Juba käru ostmise ajal aprilli lõpus alustasin majast talade vabastamist ja allavõtmist. Puhtalt ilusti samm-sammult lammutada, siis läheb ikka aega. Naelu on nii palju siin need asjades. Aga ma kujutan ennast täitsa ette olemast kuradi kauboi ja endale maja ehitamast puitraamiga. Minu maja tuleb küll täna natuke väiksem, aga Prusside kätte saamine üksipäini oli üsna aeganõudev ja tüütu. Pidin nad siduma teineteise külge, et saak kinni ei kiiluks ja et nad ära ei murduks, et nad ära ei vajuks. Seejärel saagisin ühest ja siis teisest otsast ning lasin nöörid siis lahti. Võtnud talad alla, pidin neist suured naelad eemaldama. Jällegi suhteliselt tüütu töö, tangide, kangi ja haamri abiga. Samuti märkisin nüüd ära enne märkmikusse kaardistatud eri prusside mõõdud ja nimetused ehk siis erinevad tähed. Kuna prusse oli piiratud kogus, pidingi hoolikalt kõik välja mõõtma ja samuti ära märkima. Igal funktsioonil oli siis oma tähemärk ning need märkisingi plaanilt iga prussi osa peale. Joon keskele ja vasakul näiteks A ja paremal C või midagi säärast. Tolle maikuu elasingi muide antud karkassis telgis, kuna 16 ruutmeetrise minimaja omanik tahtis seda veidi üles vuntsida, et juunist siis ise sisse kolida. Mai esimeste nädalatega oli mul aga käru leitud, ostetud ning ühisalata talade lõikamine ja kärule maja ehitamine. Kõigepealt sättisin paika põhja ning kinnitasin 4 nurgast selle käru külge poltidega. Seejärel asusin alusraami peale põhjakasti ehitama. Kõigepealt tuli tükid paika panna ja veenduda õigetes mõõtudes. Siis lasin need kruvidega kinni ja hakkasin soojustusega täitma. Kuna tol hetkel polnud kõik finantsressursid vabanenud, tuli kasutada tuttavatelt saadud nii-öelda jääkmaterjale, nii fenoplasti kui ka siin näha villa. Kui põhjakast oli valmis, hakkasin raame ehitama. Kõigepealt kinnitasin nurgad ning seejärel ülemise ringi. Nurgad on paigutatud näha oleval viisil aluskasti sisse ja mitte peale, kuna see annab saavutada siis struktuuri parema tugevuse. Ja seda on liikuval majal hädasti vaja. Lisaks panin paika ka kasutatult ostetud ukse ja tema piidad, kuna see oli osa sõrestikust. Üsna varsti ehitasin ka sõrestiku täielikult valmis ning sinna sisse kuulus ka aknaaukude ehitamine vastavalt olemasolevate akende mõõtudele, mis ma siis sellest karkassist sain. Need olid kleepsu all seisnud aknad, seal 10 aastat või rohkemgi. Varsti hakkasin ka maja räppimist teostama, seda siis tõrvapaberiga. See paber siis ei lase küll vett läbi, kuid hingab täitsa parajalt. Varsti paigaldasin ära ka katuse viilu, selle tarvis muidugi ka otsatoed ning ka katuses viilutala tuli üles upitada. Nagu pildit näha, proovisin ka esimesed voodrilauad üsna kannatamatult paika panna. Varsti oligi siis maja nii-öelda räpitud ja paika sai tõsta aknad. 2 suuremat akent tulid siis maja karkassist ja väiksema sain ühelt konsultatsiooni kliendilt. esimene täitsa ise paigaldatud plastaken. Täitsa üksi paigaldatud. See on nii suur, et sellega ma üksi hakkama ei saa. Selle pagana asja ehitamisega on seljalihastel ka lihased kasvanud, aga see aken oli täitsa lihtne. Järgmises osas räägin siis ukse renoveerimisest, majale voodri ehitusest, loomulikult katuse ehitamise eri faasidest ja natuke ka väiksest õnnetusest, mis mul juhtus ning mõnest teisest asjast.